on aeg avada Eesti suurima tehnoloogiakonverentsi ELISA Tech Day 2021 innovatsioonilava. Mina olen Eva Esse ja juhin neid suuri vägesid sellel laval täna kella enam-vähem 4-ni. Ja selle 6,5 tunni jooksul saab siin laval olema 8 ettekannet ja 3 pausi. Ja kõige tähtsam neist mõistagi lõunapaus algab juba natukene pärast kella 12. Lavasid on sellel suurel tehnoloogiakonverentsil kokku suisa 5. On pealava, küberturvalisuse lava, taristulava, kogemuste lava ja see siin, nagu öeldud, innovatsioonilava. Tänavuse konverentsi teema on digipöörane ajastu ja digipöördeks on ju vaja innovatsiooni. Aga kuidas teha asju uutmoodi niimoodi, et olemasolevad tulud alles jääks, uus ei jääks katsetamata ja ettevõtte samal ajal ka kasvaks? Nendele küsimustele saate vastuse järgmisest vestlusest, sellepärast et minuga siin lava peal on juba oma kohad sisse võtnud insener, ettevõtja ja ingelinvestor Taavi Kotka ja ELISA Eesti juhatuse liige ja erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu. Tere päevast! Ja head vaatajad, kes te olete meiega veebiteel, võtke teadmiseks, et saate esitada Taavile ja Andrusele küsimusi Stage keskkonnas, lähete sinna innovatsioonisektorisse ja panete sinna oma küsimused teele. Ja ka meie armas publikum, pärast seda ettekannet saate ka teie oma küsimused esitada siit saalist. Kui me räägime innovatsioonist ja räägime innovatsioonist juba toimivas organisatsioonis, siis millised on seal eeldused innovatsiooniks? Kui meist tahab alustada? Mul on õiguse külalisele. Minul on elus vedanud. Mina olen näinud hästi palju organisatsioone ise nagu insenerina. Ehk kui sa ehitad süsteeme, sa ju näed, mismoodi nad sellest toimivad. Siis ma olen näinud ka neid avalikus sektoris mingi periood. Viimased 3 aastat ma olen näinud neid Indias, et mismoodi Indias tehakse selliseid süsteeme. Ja õnn on andnud ka võimaluse piiluda sisse siis nii-öelda päris tipptehnoloogia ettevõtetesse, mis siis on Ameerika Ühendriikides. Ja see pilt on ajas väga palju muutunud. Ja see küpsus või kuidas nagu erinevad organisatsioonid küpsevad, et see on ikkagi täiesti öö ja päev. Indias on siiamaani alles juhi kultus, ehk siis suur juht otsustab isegi kõige väiksema detaili, põhimõtteliselt mis värvi on nupp ekraanil. Ja selles mõttes nad on küll innovatsioonile hästi avatud ja igasugune uus teema korjatakse ülilihtsalt üles, et see on äge, seda võtame, no näed, mingi kihvt robot, toome mängu. Et need ideed tulevad hästi ruttu majja sisse, aga execution võimekus on põhimõtteliselt nagu 0. Ja siis sa istud selle nii-öelda idee otsas, ta on isegi küps, aga kuna nagu juht tahab ise nagu kõiki asju otsustada, siis ta muutub pudelikaelaks ja kokkuvõttes töötajad ei jõua turule. Versus näiteks sellega, mismoodi täna toimivad alad Twilio ja Facebook ja kõik sellised suured arenduskeskused või platvormid, kus siis innovatsioon on selgelt nagu väikestes tiimides. Ma ei tea, ELISA koha pealt võtaks nagu mingi väikse toote. See toode ise on vastu klienti, ehk siis sõna otseses mõttes isegi progeja suhtleb kliendiga. Ja kogu see väike üksus, nagu ma ei tea, 5 kuni 15 või 20 liikmeline tiim on iseenesest nagu motiveeritud seda innovatsiooni kliendile pakkumast. Ja tal ei ole vaja käia seda kuskil kooskõlastamas, kuskil tipus, ahelad on hästi lühikeseks tehtud. Ehk siis ma ütleks nii, et jah, et seinast seina on see organisatsioonides ja need, mis nagu kõige ägedamad, mis praegu turu peal üldse leiduvad, et seal on väga lihtne lahendus. Kapital ja otsustusvabadus. Et need on 2 asja, mida on vaja selleks, et see innovatsioon juhtuma hakkaks. Ikkagi on hästi tugevalt sõltuvuses ka sellest, et milline see organisatsiooni kultuur on, nagu siis India näite puhul. Jah. No meil Eestis samamoodi või ma ei tea. Ei, absoluutselt. Ma olen väga nõus, et see, et kuidas innoveerida organisatsioonis, see väga sõltub loomulikult sellest kultuurikeskkonnast või riigist või mis kogemusi Taavi siit välja tõi, aga kindlasti on ka väga erinev see kindlasti sellest, kas on tegemist avaliku riigiettevõttega või eraettevõttega ja Taavil on kindlasti riigiettevõtte osas väga palju häid näiteid, aga ise olen eluaega ainult erasektoris olnud.
Ja siin võib ka ju laialt vaadata, eks, et on organisatsioone, kes on võib-olla, ma nimetaks selliselt nagu loomult agiilsed ja innovaatilised, kes ongi start-up'ina alustanud ja suutnud kasvada siis suuremaks ja selle paindlikkuse ja nõtkuse ikkagi kaasa toonud. Ja siis on sellised organisatsioonid, kes heas mõttes on sellised bürokraatlikud ja ühel hetkel siis täna avastavad, et tahavad saada ka innovaatiliseks, kuna väliskeskkond hästi tugevasti muutub. Ja paraku ma arvan, see on nagu selline suurem osa ettevõtetest, mis on ja kui baseeruda ka võib-olla siis Elisa enda kogemustele, ja kui küsida, et millised on need võtmed, kuidas organisatsiooni muuta innovaatilisemaks, siis esimene väide on nagu see, et tegelikult nagu hästi lihtsaid ja kiireid lahendusi väga ei ole. Et kõik sellised asjad, et kui muuta organisatsioon täiesti nagu agiilseks ja innovaatiliseks, on ikkagi suhteliselt fundamentaalsed, et ma tooks nagu sellised 4 asja välja, võib-olla mõne juurde räägiks ka mõne loo, et kõigepealt see, et see, kuidas ettevõtet juhitakse, see peab nagu totaalselt muutuma, ehk selline nagu vana hea direktiivne lähenemine on absoluutselt out, et see peab olema selgelt võimestav ja sellise vabadusi loov lähenemine. Teiseks kindlasti peab muutuma ka organisatsiooni disain. Selle all ma pean siis silmas, et ka need protsessid, struktuur ja stiimulid peavad seda toetama. Ehk ei ole võimalik innoveerida organisatsioonis, kus sul on, ma ei tea, aastase tsükliga eelarvestamine ja ressursside planeerimine. Et jaanuaris tekkis idee ja nüüd ma pean ootama aasta aega, et saaks midagi teha. Kolmas on kindlasti kultuur ja see on nagu uuendusliku kultuuri loomine on nagu minu meelest nagu hästi suur teema ja põhimõtteline just see, et eksperimenteeriv selline lähenemine. Siis loomulikult ka see, et vigasid tolereeritakse, psühholoogiline turvalisus, nii et igalühel on oma arvamus, nii et seda naeruvääristatakse ja ka loomulikult selline kultuuriline võrdväärsus ehk teadmised ja tarkused on alati tähtsamad kui kellegi tiitlid või pagunid õlgadel ja selline koostööle orienteeritus, aga millest ma nagu alustaksin ja ka oma kogemustes selline 4. asi, mis ma välja tooks, on ülioluline, on just selline ettevõtte visioon ja strateegia. Ja tegelikult, kuna ma vean ise Elisa strateegiaprotsessi nii era- kui ärikliendi osas, siis nagu igasugune strateegia hakkab pihta tegelikult põhiküsimusest, et mis äris me oleme. Ja selline hea näide mul enda poolt, võib-olla nüüd räägin natukene pikalt, aga on see, et kui 5 aastat tagasi me ostsime Starmanit, Starmas oli ettevõte, mis on TV-äris. Ja jõudnud kiusatus oli ka nimetada, et me oleme kogu aeg telkoäris olnud ja nüüd lähme TV-ärisse. Aga me ei teinud seda, me sõnastasime selle tegelikult ringi, ehk me oleme meelelahutusäris ehk digitaalses meelelahutusäris. Ja see lõi ka absoluutselt nagu teistsuguse võimaluse innoveerida, ehk me ei ole enam sellises klassikalises TV-sisu agregeerija ja siis selline tehnoloogiline keskkond, et selline kohast ja ajast sõltumatus ja kõik see. Ja see andis nagu võimaluse ka selleks, et automaatselt me läksime ka ise sisu tootma. Me toodame täna juba seriaale, ka väga mitmed on juba EFTA-s auhindasid saanud ja eriti just koroona ajal nüüd, kui me olime siis, sai selgeks, et uus normaalsus on hübriidtöö ja me lõime teenuse Elisa Stage, mis tähendab siis seda, et see samane konverentski, et seda saab nii virtuaalselt kui füüsiliselt vaadata, kontsertid ja teatrid. Ehk selline väike asi, mis äris me oleme, juba nagu avardab kõik seda maailma. Ai, ta rääkis nii pikalt, ma mõtlesin, ma segan vahele vahepeal, aga okei, me ei sega. Meil on vist nii vähe aega jäänud, sul on vist 3 küsimust kokku. Meil on veel 18 minutit aega, enam vähem. Aga tegelikult sa rääkisid ka enne, et see koroonaaeg, et see ju muutiski enamik ettevõtted ju hajusaks, sest et inimesed pididki kodus töötama. Et kuidas sellise hajus organisatsiooni puhul siis innovatsiooni ellu kutsuda? No ma ei tea, kas minu jaoks selles mõttes see, kus inimesed nagu töötavad, ei oma kunagi nagu tähtsust, eks, et peaasi, et nad koos toimivad ja on kuidagi kokku ära seotud, et ikkagi kokkuvõttes alati on vaja minu mis 3 asja, head ideed, mis kannab, mida inimesed on nõus ka siis järgi kõndima ja minema, head meeskonda, kes on piisavalt võimelised sellega toime tulla ja jällegi raha, et ära teostada seda ideed. Kui üks neist 3 on natukenegi shaky, siis ei tohiks nagu challenge'it ette võtta, ei tohiks üldse minna. Et nii kaua peaks ikkagi istuma nende 3 asja korra tegemise nimel, kas siis maas, juhtkonna juures, brainstormides, mis iganes on, aga et ükski neist 3 asjast ei tohi olla puudulik.
et siis on võimalik midagi ära teha. Ja see, mis sa veel puutusid seda vigade tegemise oskust, on ju, et seda ma ikka Eestis olen suhteliselt vähe veel näinud, et Facebookil on täna väga lihtne, on ju, et väike tiim teeb mingi uue innovatsiooni, teeb mingi nupukese, rollivad selle laivi ära, lasevad 10 000 kasutajat peale. Tuleb välja, et täielik räpp, kood on jumala vigane ja ei tööta. Mis teha? Kerime tagasi. Prooge tipp, paar parandust, läheb uuesti. Eks nad teevad põhimõtteliselt neid update'e sinna laivi, põhimõtteliselt mitu tükki tunnis. Ja hästi mugav on proovida sellise erinevate gruppide peal, sest kui see 10 000 isegi solvub, kõigi nende 100 miljonite juures, kes Facebooki kasutavad, see on ju niisugune piisk, et vahet pole. Et meil on siin ikkagi nii väike rahvas ja nii kui sa mingi pooliku lahendusega enam välja lähed, et kohe on kisa taevani, et nad ei tööta ja nad ei ole päris hea ja nii edasi. Aga ma ei teagi, Eesti-suguses väikses riigis vist ei saagi päris harrastada päris nii suurt dünaamikat, aga kuidagi oleks vaja seda juurde saada, et kui tuleb innovatsioon, et siis me suhtume sellesse kui innovatsiooni, mitte kui lõpp-produkti. Ehk siis igasugune innovatsioon vajab mingit küpsemisaega, enne kui ta on täiuslik, eks. Ma ei tea, kui Elisa teeb seda. Kindlasti me üritame, ma arvan, et me oleme head õpilased, aga kindlasti poolel teel, et õnneks on selline teekond, kus vist lõppu ei ole. Aga kui küsimus oli see, et innovatsiooni võimalikkusest vist hajuses organisatsioonis, eks, et siis ka oma kogemustest, kui ma pean strateegiaprotsessi oma ettevõttes, siis on umbes 100 inimest on seal hõivatud ja üsna õõnes tunne oli eelmise aasta alguses. Me olime just kick-offinud oma strateegiaprotsessi jaanuaris ja siis märtsis olid järsku kõik uksed kinni ja eks me olime ennemgi ju ajusalt töötanud 5 aastat juba väga sellisel põhjalikult, aga nii, et kõik 1000 inimest on kodudes ja see oli päris selline õõnes tunne. Aga me saime hakkama ja tänaseks oleme väga palju asju muutnud, aga 2 asja, mis ma olen selle õppinud, et kui me räägime sellisest hajusast tööst, et üks on sellised eeltingimused selleks üldse, et hajusorganisatsioon koos püsiks, heas mõtteks tiksuks edasi. Et see hakkab pihta sellist väga elementaarsetest asjadest, et sul on õiged inimesed õigetel kohtadel, see, et sul inimesed seostavad oma igapäevaseid tegevusi strateegiaga ja selliste eesmärkidega, aga üks väga oluline asi, mis Eestis me väga paljudel ettevõtetel märkamisid, oli see, et sa pead asendama visuaalse kontrolli enesekontrolliga. Ehk tõsisõnu, et uskumatult palju me avastasime on ettevõtteid, kus endiselt jälgitakse tagumiktundisid. Mul on jube rahulik olla, kui 8-st 5-ni on inimesed tööl ja siis kõik on kodudes, siis võib ette kujutada, kui keeruline. Ehk loomulikult vastus on see, et sa pead jälgima tulemust, mis tähendab, et ettevõtte inimestel peavad olema personaalsed eesmärgid ja need peavad olema läbipaistvad ja nii edasi. Aga sellest ei piisa, et innoveerida. See on piisav selleks, et koos hoida seda. Selleks, et innoveerida, siis tulevad oluliselt pehmemad asjad ja minu meelest, mida ma korra mainisin, see psühholoogiline turvalisus. Ehk et sa saad teha vigu, millega on keeruline, sest see kõlab jube lihtsalt, aga sa pead oskama õppida sellest, eks, ja ka Eesti väiksuseks, mida Taavi siit tõi välja, väga keeruline. Ja teiseks on see ka, et kõigil on õigus mingile arvamusele, mis kõlab ka jube lihtsalt, aga see on kahesuunaline maantee. Kui minul on oma arvamus, siis on ka Taavil oma arvamus ja kõigil teistel oma arvamus ja sellest võib tekkida konflikt ja kuidas seda lahendada. Ja loomulikult siis sellise eksperimenteeriva töökultuuri loomine, et siin hästi tugev kliendiorientatsioon ja selline testi, õpi, otsusta, skaleeri, tsükli juurutamine ettevõttes. Mul on üks jumala hea lugu selle kohta, selle hajusorganisatsiooni kohta. Eesti riik. Tegime projekti e-residentsus, siiamaani teeme. Et kelle projekt see on? Eesti riigi projekt, MKM-i projekt, EAS-i projekt, kelle projekt see on? Minu projekt? Ma olen siiamaani nõukogu esimees, selles mõttes minu projekt kindlasti, eks, aga et hajusorganisatsioon. Et ma hakkasin kuidagi mõtlema, et ta on paberite järgi MKM-i projekt. Aga isikutuvastuse, isikusamasuse dokumendi väljastamise annab, kes teeb? Siseministeerium, eks, ja PPA, juba on 2 organisatsiooni. Mõlemal omad eesmärgid, omad strateegiad, kõik muud jutud, on ju. Siis seadused, kõik, mis on maksude seotud, teeb kes? MKM, Rahandusministeerium. Ärikeskkonna kujundamine, äriõigus, kes teeb? Justiitsministeerium. Kes annab, kellel on kliendi kontakt, kellel on kliendi suhe, kes saab päriselt kliendiga rääkida ja annab välja dokumendi, vaatab otsa? Välismin. Mis MKM teeb?
No põhimõtteliselt peaks siduma seal vahel. Nii. Aga riik ei toimu niimoodi, et MKM-ist, ma ei tea, minister läheb välisministri ja ütleb, nüüd teeme nii. Ja PPA-sse, nüüd teeme naa. Sest meil on klienti vaja teenindada ja klient tahab sükest asja. PPA ütleb, et see aasta ei tee. Võib-olla järgmine aasta ka ei tee. Või järgmine aasta ka ei tee. Ehk siis selles mõttes, kui me kirume, et miks riik ei tee või miks riik ei suuda ja saada, ma ei tea, siin vaktsineerimisest ükskõik millest nagu alati kirjutame, siis teil peaks vaatama sinna sisse, vaatama neid osapooli, kes seal mängivad ja kokkuvõttes nad peame aru saama, et nad on kõik tegelikult sõltumatud organisatsioonid, kuni sinnamaani välja, et mõni on nii sõltumatu, et temast midagi ei sõltugi lõpuks, et selle koha pealt avalikus sektori sellise innovatsiooni nagu ärategemine on hoopis omaette ooper ja seda on kindlasti nagu, ma ütlen, siin läheb veel aastaid, enne kui me nagu lepime sellega, et tõesti saadakse aru, et ühise eesmärgi nimel nagu kõik korraga nagu peaksid panustama. Miks me ei saa täna nagu e-residentsus kännu tagant lahti? Sellepärast, et Siseministeerium ja PPA reaalite järgi peab võtma sõrmejälje. Terve maailm teeb näotuvastust ja see on nagu, ütleme nii, et turvamaailmas juba aktsepteeritud nagu inimese nagu isikusamasuse meetod, eks on ju. Me istume kinni, et ei, peab olema kindlasti näpujälg. Okei, aga äkki tõstame selle näpujälje kuskile nagu, ma ei tea, aasta pärast. Et alguses teeme näoga ära, siis kui ta endale siin on businessi teinud ja hakkab makse maksma, et siis läheme ise talle sinna kukse taha nende sõrmejälgedega, sest juba on ju kõbinad tulnud, on ju. Et ei saa. Miks? Ei viitsi. Sa ise rääksid, sul on väga suured kontaktid Indiaga, et kuidas Indias praegu see teema on, et vähemalt 6-7 aastat tagasi nad lansseerisid selle iirise tuvastuse, kus nad hakkasid siis oma nutitelefonidega siis tegema pankades ja igal pool asutustes seda, et kuidas see on siis tööle läinud? Iga ühiskond küpseb omas tempos ja India on umbes nagu Hiina oli 2005 või 2006. Ja India on täna jõudnud sellesse maailma, kus hästi palju teenused on mobiiltelefoni teel kättesaadavad, aga turvalisuse astmed on jätkuvalt, et teeme nii-öelda SMS OTP või email OTP, et põhimõtteliselt on see nii-öelda klassikaline two-factor, kus sa lähed mingile lehele, paned oma kasutaja nime ja siis tuleb sulle SMS, et ole ja pane sinna see kood ka, on ju. Et kuidas ma ütlen, hästi kallid, keerulised ja suure riskiga tehingud ei ole veel internetti liikunud, mis tõttu nad saavad lubada endale nõrgemat turvet. Aga ka Eesti ettevõtete abiga, SK-abiga näiteks, me oleme ikkagi nii-öelda järjest koolitamas neid, et kõrgem turvalisus on tegelikult parem ja digiallkiri on järjest rohkem kasutusele võetud ja selles mõttes me peame aru saama, et see oli riik, kus keskmisel inimesel 5 aastat tagasi polnud veel internetti, nii et see kõik alles kasvab seal. Ühe repliigina ütlen, et ma olen alati imestanud seda, kuidas Eesti riigis on olnud võimalik innoveerida ja Taavi on üks siin tähti inimesi selles osas, sest kogu see organisatsioon ju töötab sellele vastu, eks see on selline hästi jäik reglement, struktuurid, kõik vigade tegemine on karistatav ja nii edasi, eks, aga ometigi on seda suudetud teha. Vigade tegemine on karistatav ühe kindla asjaga. Teatavasti riigis motivatsiooni ju ei ole, et sa võid tuua siin ma ei tea, tegime Maksuametis suure reformi, millega riik säästis miljardi. Ükski neist inimestest ei saanud nagu mingit sükest boonust. Ma ei tea, te olete ettevõtjad siin. Palju te maksaksite inimesele või tiimile boonust, kes toob ettevõttele miljardi? Kamba peale võiksid 1 miljon ära jagada, ei oleks väga kahju. Miljard on toonud, jagame 1 miljon ära. Nad võib-olla said 13. palga. Võib-olla said, võib-olla ei saanud. Et e-residentsus toob 10 miljoneid, mis see tiim saab? Entukad saab kitli peale kogu aeg meedias, et see on sul tasu. Kusjuures panen veel tähele, kui sa veel mingi vea ka teed, Tanel Kiik, okei, Tanel Kiik ei saagi hinga, vabandust, aga ütleme, keegi sealt altpoolt kohe saab, et selles mõttes nagu sul ei ole mitte midagi võita. Kui sa innoveerid või teed midagi uut, sul ei ole mitte midagi võita, sa ei saa mitte midagi tagasi. Sa saad ainult tappa. Ma ka, ütleme niimoodi, et õnneks ei lähe korda see, mis nagu ajalehes kirjutatakse, aga ütleme niimoodi, et väga palju Eesti meedias positiivselt ei kirjutata e-residentsusest. Samas raha nagu meeldib riigile, et polegi väga halb papp. Ja teistpidi kaotada on kõik. Muidu oli mul mugav 9-5 ametniku töö, nüüd hakkas mingi hull hüppas sisse, ütles hakka innoveerima, hakkas innoveerima, kurat ei tulnud välja, minister sai pahaseks, sain kinga ka. Sul on nagu võita pole midagi, kaotada on kõik. Sellises tingimuses tee nüüd innovatsioonina. Puhta loll olema. Andke andeks, ma mõtlen valesti kuidagi, publik. Ei mõtle või?
Et selles mõttes nagu hajusorganisatsioonid on nagu, see kõik on lihtne, kui on väga lihtne, on selge motivatsioon, käibe kasv, kasumi kasv, kulude kokkuhoid, sul on mingid nagu meetrikad, mida sa nagu päriselt saad nagu jälgida, tegutseda selle nimel ja sa saad nagu inimesi ka motiveerida, lisaks visioonile ja tugevale ideele ka sellega, et ma ei tea, sellest edust ja sellest teekonnast kõik saad nagu osa, on ju. Et riigis on lihtsalt nagu... Kui pikk see aeg peaks olema, et seda innovatsiooni õnnestumist siis päriselt ka mõõtma hakata? Meil on siin saalis, ma nägin praegu teil üks kihvt inimene, istub seal vasakul pool, Kalev Pihl. Digialkiri tuli turule 2002, on ju? Nii, mille me nägime esimest suuremad läbimurded alkirjade kasutuses, nii, kus ta oli ikkagi juba nii-öelda kümnetes tuhandetes alkirjades 10 aasta pärast vist või? No okei, 100 000 siis, jah. No praegu meil juba 1 miljon päevas vist või? Et miljon päevas on praegu. Aga sel hetkel oli nagu, me läks nagu selliste numbriteni jõudmisteni kulus meil üle 10 aasta. Ja me täna ei kujuta ette seda ühiskonda, et mis asja, meil polekski digialkirja või, nalja teete, mismoodi me peame füüsiliselt kohale minema või, mis asi see on? Et iga keskkonna peaks olema oma kasutajanimi ja parool või, mis on huumor nagu, ei, oot. Aga meil kulus 10 aastat. Ja õnneks me olime sel hetkel nii vaene riik, et ei saanud, ütleme nii, et polnud raha, et seda projekti kinni panna. Et Austraalia on 2 korda teinud katsetuse, sama asi, mis me tegime. Mõlemal korral on kinni pandud, nii et järgmine valitsus tuleb, ütleb, eelmised valitsused on lollakad ju. Tegid mingi lommade innovatsioonid, siin selle peale kohe kinni. 2 korda. Ma arvan, et see on nagu hästi omane just sellistele investeeringutele, mis on infrastruktuuridega seotud ja XT ja ID-kaart on nagu super hea näide ja veel eriti, et see õnnestus riigisektoris. Aga töötan ka ise infrastruktuuri ettevõttes ja ma mäletan seda, et kui ma 1995 tegime vist esimese turu-uuringu, et küsimaks, kui paljud inimesed on huvitatud mobiilsidest, siis vastus oli vist mingi 5-7% Eesti inimestest ütlesid, et mobiilside on selline fine asi, et see võiks nagu elu muuta ja ülejäänutel oli see, et meil on ju kodus telefon, meil on töö juures telefon ja siis on veel taksofon ja sellised asjad, me saame hakkama. No kus me oleme, täna me teame, eks. Teine selline hea déjà vu moment oli vist kuskil mingi 2005 või 10 me tegime ja siis hakkas see mobiilinternet võtma hoogu juurde. Siis me tegime küsimuse ja siis vist oli mingi 3 või 5% inimestest ütlesid, et me vajame mobiilinternetti. Ja vastus oli enam-vähem sama, mul on internet seal ja come on, mingi internet taskus, mis ma pean, et see ei ole ju see, kuhu me tegelikult liikuma peame. Aga kuhu ma oma jutuga tahan jõuda, et see, kuidas natukenegi võib-olla hinnata seda, et ära oodata seda innovatsiooni tulemuslikkust, siis selline üks võtmesõna on tegelikult paradigma muutus. Et see on see, või ütleme ka meie tööstusharul on see, et see usk sellesse, et me lihtsalt ei muuda mobiilseks kõnet või me ei muuda mobiilseks internetti, vaid see, et see mobiilseks muutmine muudab nagu kogu seda viisi, kuidas me töötame, kuidas me meelt lahutame, kuidas me teenuseid tarbime. See on see, mis on see usk ja ma ei tea, kui palju see paradigma efekt oli Eesti riigi puhul tol hetkel, eks, aga ilmselgelt ju XT ja ID-kaart ju muutis totaalselt kogu paradigma. See oli mõttes minu otsa vaadata, mina olin sel hetkel erasektoris. Ei no thanks nagu, nüüd istub mu laps seal TikTokis kogu aeg, mitte üks laps nagu, ja siis paned screen time'i peale, siis tuleb välja, et sa saad Apple'i screen time'ist mööda sellega, et sa muudad kuupäeva ja kellaaega nagu vanasti arvutimängudel, tead seda või? Ei teadnud. No vaat näed, õpetage oma lastele, ma ka ei teadnud, aga millegipärast oli poiss selle rahul olev, et oi issi, pane mulle screen time peale, ei ole probleemi. Kahtlane. Ja siis tunnistas emal üles, et ta krutib neid. Aus poiss vähemalt. Aga Andrus, sa rääksid küll väga hästi õnnestunud innovatsioonist nimega Elisa Stage, eks ole? Aga kas ka Elisal on selliseid näiteid, et kui innovatsioon ei läinud päris nii, nagu planeeriti ja võib-olla mis oli siis hüppelauaks selle järgmise ja parema idee lansseerimiseks? Ma arvan, et mingid väga suuri kolossaalseid ämbrid ei ole olnud, et üks selline nagu liin lähenemine on ju alati see, et sa üritad selle nagu arenduse mingiteks tükkideks teha ja siis eksida võimalikult kiiresti ja niisuguseid eksimisi on nagu sadu olnud. Aga see, et me oleks mingit kolossaalse summa kuskil huugama pannud,
ma ei nimetaks seda võib-olla innovatsiooniks ja siin võib-olla algusaastatel, kui me hakkasime oma arveldussüsteemi muutma ja nii edasi, tegelikult ütleme, Telkos ei ole suuremat projekti, mis on arveldussüsteemi muutmise ja hakkab pihta sellega, et kui on mingi asi, mis ei ole seotud arveldussüsteemiga, siis sellest tuleb loobuda, siis sellest ei saa raha teenida. Et seal me panime küll päris tugevasti puusse, aga see ei ole nüüd innovatsioon, vaid pigem selline juurutusprojekt. Aga jah, selliseid hästi suuri nagu ämbreid pole olnud. No vaatame, see Huawei asi on veel õhus. Jah, tegelikult see vist enam ei olegi väga õhus, see on juba peaaegu et otsustatud. No näed. Aga kuidas teil on olnud sellega, et kui oma nii-öelda esimese versiooni siis turule annate ja kui tulebki kasutajalt väga negatiivne tagasiside, et kuidas teil see protsess siis käib majas sees? Eks see toote lansseerimine hakkab sellest pihta, et kõigepealt on igasugused alfa-testid ja beta-testid ehk ennem kui see üldse avalikuks muutub ja seal üritatakse need suuremad ämbrid ära teha ja mitte siis 10 000 kliendi peal, vaid me üritame siis 100 või 1000 kliendi peal teha ja siis me üritame toote turule tuua ja probleemid tekivad loomulikult selles, kui sa eelnevalt ei olegi seda 10 000 kliendi peal katsetanud, siis võivad hoopis teist tüüpi probleemid tekkida, siis nad tekivadki. Ja õnneks sellist case'i ma nüüd ei tea, et me oleks pidanud täiesti tagasi tõmbama kogu teenuse. Võib-olla on olnud, aga ei tule kohe nagu meelde. Aga nii on. Kas siis Elises ongi, nagu sa ise ütlesid ka, et on hästi okei, kui sa eksitki, kui sa pakud välja ideed, mis ei lähe tööle, et kas teil on selline, ma ei tea, andestamiskultuur seal väga hästi välja töötatud või? Ma arvan, et uuendusliku kultuuriga on selles mõttes nagu see on tegelikult üsna vastuoluline, et ühelt poolt see räägib nagu sellisest müstilistest vabadustest igasuses poolest, aga teiselt poolt ootab nagu vastukaaluna sellist hästi tugevat vastutustundlikkust ja vastutuse võtmist. Et samamoodi on ka vigade tegemistega, et see ei ole okei, kui sa teed sama viga juba 3. korda. Et see ei ole okei, kui sa teed seda teadlikult või tahtlikult. Ehk nagu võtmesõna on see, et sa pead sellest õppima ja kui sa seda ei tee, siis seda ei tohi tolereerida. Ja see ei ole lihtne, ehk see joon on kuskile vee peale tõmmatud. Meil on aeg siin laval praegu läbi saanud, mis tähendab, et nüüd on aeg küsimusteks ja mul on hea meel, et ka Veebis osalevad tänase konverentsi külastajad on vähemalt ühe küsimuse teele pannud, nii et tuletan meelde, et kõikidele tänastele esinejatele saate Elisa Stage keskkonnas oma küsimusi saata ja praegusel juhul siis innovatsioonilava sektorisse oma küsimust teele panna. Aga on tulnud teile küsimus, kuidas kaasata erineva tasandi juhte innovatsiooni traditsioonilises suurettevõttes, kus digitaliseerituse tase on madal ja nähtakse seda pigem IT-ülesandena? Jesus, pekkis. Mina kirjutakski niimoodi. Kallis management, pekkis. Et nüüd on meil võimalik tuua ära suurt kuldmuna, aga selle kuldmuna jaoks on vaja teha ära see ja kaasa peavad lööma need. Kui see on erasektor ja sul on mõistlikud juhid ja omanikud, siis on seal isegi mingi lootus. Kui see on avalik sektor, siis palju õnne. Jaa. Ei, ausalt, see kõlas nagu banaalselt, aga tegelikult vähemalt nii palju, kui ma olen näinud neid edukaid organisatsioone Eestis, kuhu me oleme ka süsteemi ehitanud aastate jooksul või viimase 20 aasta jooksul, ikkagi taandub selleni, et sul on kuskil mingi tuumik, seal tuumikul on ikkagi väga hea pidamine juhtkonnaga või juhtkond on ise see tuumik, eks, ja ta saab aru selle muutuse vajalikkusest. Ma tulen jälle tagasi selle 3 asja juurde, et sul on vaja nagu kandvat ideed, millesse kõik usuvad, mis sütitavad siis need erinevad ministeeriumid või mis iganes nagu käima ja liikuma. Sul on vaja head meeskonda, ehk siis nagu, ütleme nii, et kui sul on nõrk meeskond, siis tõesti mitte midagi ei ole võimalik ära teha. Ja sul on vaja kapitali, ehk siis kapital mõnes mõttes siis seda tuge, et võib-olla see rahaline kapital või see nii-öelda organisatoorne kapital, et sa saad minna ja sõnades mõttes tankiga üle panna, kui vaja on. Ja kui neid ei ole, neid 3 asja, siis unusta ära, palju õnne seal ja vahetu töökohta. Jah, ma mäletan, et kunagi meil oli isegi üks selline printsiip, mida me majas tegime, et see kõlas kuidagi vist nii, et ennem protsessid ja siis IT või mis kõlab umbes nii, et ennem idee ja siis IT, et IT ei ole asi iseenesest või siis digipööre, et kõigepealt peab see idee nagu olema ja sealt edasi siis ka tehnoloogia, mis peab sellega järgi tulema. Ja kui arvamus, kui ma sealt õieti nüüd aru sain, oli see, et see on ainult mingi IT-projekt, siis see on täpselt nii nagu
nagu öeldi siin, et pekkis. Ma ei tea, mis sa räägid mingit sükest uut, mingit maailma. Mina loen poliitikute statemente ja nende ettevõtete statemente, kes lobivad siis neid poliitikuid ja praegu loen, et tiiger magab ja tiigri äratamiseks tuleb ainult raha juurde panna IT-sse, et mis asja, et nagu lähevadki protsessid paremaks kohe. Ei, seda ma kindlasti ei väida, sest see on just avaliku sektori ja ma arvan, et selline mõtlemine ongi valdavat. Ma ei mõnitanud sind, ma mõnitasin teist seltskonda. Okei, nii. Aga kas on ka saalis tegi küsimusi? Andke käega märku ja teie juurde tuuakse mikrofon. Ainus on Eesti. Teil on sellised suurepärased vastajad, kas te tõesti taha mitte midagi täiesti küsida? Neil on väga haritud publik ja nad on kõik vastused palju kaugemal oma innovatsioonis kui meie kaks siin. Kõik vastused. Kõik vastused, kui on teada, siis on meil aeg minna väikesele pausile. Taavi Andrus, aitäh teile selle vestluse eest. Head külalised, saate külastada EXPO-ala, võtta väikese kohvi, väikese snäki. Ja mul on ka oluline teile teada anda, et olge head, andke tagasisidet konverentsile, sellepärast et kõikide vahel, kes kirjutavad Elisa Stage keskkonnast, mida nad sellest kõigest siin arvavad, nende vahel lusitakse juba esmaspäeval välja Samsung Galaxy Z Fold 3 telefon ja 2 paari uue põlvkonna Samsung Galaxy Buds 2 juhtmevabasid kõrvaklappe. Ja loosis osalevad inimesed, kes on siin kohapeal, kui ka kõik teie, kes te olete oma kodudes või töökohtades arvutite taga. Nii et kohtume 10 minuti pärast.